Tere! Sel aastal tuli kevad teisiti ja 8. lend läheb ajalukku. Tänase olukorra võtab hästi kokku 9. klassi õpilase Kristiina luuletus. Vabadus on igatsus. Igatsusest võituma küll kuidagi ei praegu saa. Vabadus on privileeg, seda ootama peab veel. Tundub just kui eilne see, kui koolis ainult kirusime. Kirusime külma klassi. Palun, lubage vaid neid siit lahti. Ja, nüüd kodus olla saab. Tähendab, seda nüüd peab. Ei olnud mingi unistus. Igatsuses vaatan välisust. Millal küll saab minna välja? Ilma ei peaks jälgima seda, et sul ees on mask ja peas on reegel 2+2. Kõigest hoolimata on 9. klassid leidnud aja ja teinud videoid, et meenutada oma kooliaastaid Jakobsoni koolis. Kes on meie lõpetajad? Kuidas vaatavad nad tagasi oma 9. kooliaastale? Kohe näeme. Mina aga tervitan teid kõiki 8. klasside poolt. Soovin teile edukat kooli lõppu ja küll kunagi näeme ka.
Aitäh, Enno Rebane. Te oskate ikka alati kõike aidata. Teil on ikka tõeliselt kuldsed käed. Aitäh. Aitäh, õpetaja Maia. Tänu teile hakkas mulle saksa keel meeldima. Tervist, Nesser! Tahtsime lihtsalt tänada teid suurepärase töö eest geograafiatundides. Ja tahan oma poolt lihtsalt öelda, et meile jääb alati meelde, kus pool asub lasteaed. Aitäh teile! Aitäh, õpetaja Kaia Pihlak, et suutsite meile selle 5 aasta jooksul selgeks teha kontserdile mineku, duši all käimise, Porsi söömise ja Mäslava mere. Õnge Ritki jääb eluks ajaks meelde. Aitäh, õpetaja Anne, et oled meid õpetanud. Aila Visnat. Aitäh, et õpetasite meid ja alati uskusite meisse. Aitäh, õpetaja Tiina. Ma tean, et me oleme teile ilmselt üks väga suur pettumus, aga teie nalja ei unustame mitte kunagi. Suur aitäh, õpetaja Aivipent, et olete meile edastanud palju vajalikke elutarkusi. Aitäh teie õpetuste eest. Tänu teile oleme alati valmis tööks ja kodumaa kaitseks. Aitäh, õpetaja Kadri Kuusik, et utsitasite meid liikuma ja olete meie vastu olnud alati lahke. Aitäh, õpetaja Kristi Potter, et õpetasite meile selgeks inglise keele. Mis siis, et vahel tegime selle teile väga raskeks, kuid usun, et tulemus on seda väärt. Tervist! Sooviks siis tänada meie bioloogiaõpetaja Krista Kasemaad meile õpiedukuse tagamisel. Et vahel ta küll kuulas palju muusikat tundide ajal, kuid see käis asja juurde ning teadmised said ikkagi meile edasi antud ja suured tänud selle eest. Tahame teid tänada imelise töö eest Kekka tundides. Olete super! Age Usi, aitäh, et olite meie õpetaja. Tervist, Eli Rahnu! Et teid tänada me räägime teie tsitaatidest, mida te tunnis olete rääkinud. Näiteks, et 100% uut, kõik olid ühtemoodi vaesed, mille F-i pärast ja muidugi, kuna te olete nii toetav õpetaja, et siis, et kõik 9-tikud on idioodid, millega me oleme täiesti nõus. Aitäh, õpetaja Kea, et oled suutnud nüüd 9. klassi lõpuni välja kannatada. Aitäh, õpetaja Marja Maasen, et õpetasite meile inglise keelt. Armas Katrin Siil, aitäh teie õpetuste eest. Meil oli tore olla koos teiega need 4 aastat. Soovin teile edu, tervist ja olge elurõõmu täis. Lisaks soovime tänu avaldada õpetajatele, kes meid praegu ei õpeta, kuid 9 aasta jooksul on olnud osa meie teekonnast. Tiiu Mürk, Katrin Hommik, Kristi Vastisson, Kaja Lõuna, Jaak Kalesmaa, Hiie Ott, Pille Maidassoo, Enna Audova, Eve Libe, Irina Verrav, Kaidi Kullamaa, Reet Orgussaar, Kadri Pulk, Agnes Ümarik, Maret Aasa ning Kristiina Jürisson. Suur aitäh! Ja kallis õpetaja Piret, aitäh teile nende 5 aasta eest! Suur tänu, et olete meid kuulanud, aidanud, toetanud, teiste õpetajate märkuseid kuulanud, aga olete jäänud meile truuks ja sõbraks. Ükskõik, kui suure jamaga me poleks hakkama saanud, ükskõik, mida me poleks ka teinud, te olete alati toetanud ja aidanud meid. Ja teie olete meid kasvatanud sellisteks inimesteks, nagu me siin praegu nüüd oleme ja sellistena me siit koolist ka lähme. Suur tänu, et te olete oma kuldsete kätega meist sellised inimesed valmis teinud. See on lihtsalt imeline. Aitäh! Aastaid läinud lennutiivul on olnud naeru rõõmu riidu. Oleme 9 aastat pingutanud ja pärast tulemust okei mõnusalt ringutanud. Meil õpsid tegelikult lahedad ja tunnid üppis mahedad. Kui kuskilt kõlab Jakobsoni kool, kohe meenub tarkuse hood. Soopa, pilli mängib, klass hängib. Usin keemiaõps, kõigi sõps. Aivi Vent meile õpetab, kuidas tulevikus välja arvutada oma maja rent. Nesteri valihääl hüüab Austraalia asub sääl.
Enno lihvib, saeb ja puurib, meile neid oskusi sisse juurib. Maasen teeb meist filoloogid, inglise keele külge poogib. Kajalõuna füsatund, Newtonist me näeme und. Heli Rahnu, popp ja noortepärane, Urgats paneb kõike tähele. Leets on väga avameelne, Tiido pigem kidakeelne. Õpetaja Kasema, pilvedesse kõrgub ta. Eve libe meel on kibe, me ei jõua nii palju, kui ta nõuab. Maia saksa keelt õpetab, enne kella lõpetab. Siit me lähme oma teed, Viki 10 kuhu veel. Soovime teil kõike head, hoidku ikka helget pead. Juhuu! Illu on meie klassi liider. Inspiratsiooniks ei ole tal piibel. Poistedraama tal kogu aeg peas. Populaarsuselt on ta esimeste seas. Sõpru täis tal trenn ja kool. Hilineb alati tunni või pool. On üks tore lõbus poiss, väike lahe spordipoiss. Varem tundus üsna tasa, võtsime ta peole kaasa. Joogid välja teha lubas, neiud kiirelt olid sabas. Pidu käima läks nii kähku, tõstis lausa vererõhku. Kuid ei tea veel, kes see on, imemees see Timo on. Lisan, koolis olid naerul suu, sest õppimine tobe ju, aga pole enam vahet vist. Kool on läbi, tordil kirst. Koks on täitsa tore poiss. Sportlik ja puha, aga mitte just kõige parema nupuga. Karolin on väga tark tüdruk, kes on väga abivalmis ja hea suhtleja. Iga kord, kui mingi tööga hätta jään, aitab üldiselt Karolin mind välja. Karolin on ka hea muusik. Madis. Ta on see kutt, kes kalpsab kooli peal ringi, viskab nalja ning lõõritab nagu linnuke. Ta on see kutt, kes vene tunni alguses ütleb kõva ja selge häälega strastvuitja. Aga samas see vist on ka kõik, mida tema vene keelest teab. Ta on see kutt, kes ei tundnud valehäbi ning tuli koos klassiõdedega moeshow'le. Ta on see kutt, kelle peale suunati playbackil kogu tähelepanu ja nii ta tantsis seal laua peal. Ta on see kutt, kellele klass saab alati loota. Lõbus ja naljakas, kes küll see võiks olla? Kaval ja viisakas, keegi meie klassist võib olla. Kõigist hoolib ta võrdselt, tema juures on hea tahtlikkuse aura. Jah, te arvasite õigselt, see on 9. C-klassi Laura. On väga tark. Ma arvan, et see on esimene asi, mis kõigil tuleb pähe, kui Igorist rääkida. Füüsikaõpetaja alati küsis teda. Ma arvan, et see oli väga hea asi neile, kes väga hästi neid füüsikaasju ei osanud. Kristiina on väga sõbralik, lahke ning rõõmsameelne. Ta on nutikas, oskab teistega arvestada ning on lisaks veel väga hea muusik. Üks klassivend on mul Rasmus, kel loodus andnud pika kasvu. Pärast kooli sammud seab jalkaplatsi poole ta. Muidu sõbralik ja tore, muud mul lisada ei ole. Liis on kunstiline inimene ja ta on alati positiivne. Liis on väga abivalmis ning aitab alati, kui abi vaja. Robert on esmapilgul salalik ja on vist väike palavik. Tal imelikud mõtted peas ja nendest keegi teine tea. Liiga kiirelt läheb närvi, aasta tagant muudab värvi, aga süda on tal soe. Miski muu ju väga loe. Merit on vaikne tarkur, kes oskab õigel ajal head nõu anda. Mattiast väga ma ei tea, kuid ta tundub püsas hea. Sõnaosav on ta ka, ehk tulevane poliitik ta. Tundidesse annab värvi, õpetajaid ajab närvi. Muidu tundub suhteliselt norm, ei heiduta teda elutorm. Kristiine. Kristiinet võib iseloomustada innuka energilise inimesena, kel on tahtmist ja hakkamist kõigeks. Oma rõõmsameelse olekuga suudab ta enda ümber koondada palju pealtnäha hea südamlikke ja helgeid inimesi. Ning võib öelda, et temaga käib alati kaasas teatav positiivne energia, millega kokkupuutel muutub vähemalt minu päev kohe palju paremaks. Sven meil koolis väga tragi, Mattiasel on ta abiks. Pärast kooli jooksusammul skeita poole kiirelt tammub. Seal ta tihti trikke teeb, kuni kondid terved veel. Regina meil on julge neiu.
ei talle ette jää ükski peiu. Seisab meie klassi eest, nagu omaenda pere eest. Lemmartund on tal bioloogia ning väga naljakas on temaga. Morten jookseb kiirelt nagu nool, ei koolitöödel meelest lähe hool. Tal ringi kõndides on ikka püsti pea ja jalkas on ta ka vist päris hea. Ei tea, mis tal tulevikuplaanid ees, äkki juba 10 paberitki sees. Ega väga vahet pole, ta on ikka kihvt ning ma usun silme eeski on tal kindel siht. Pidemapp! Kerstin meil on uus plika. Meie klassi geenius on ikka. Aitab kõiki nii, kuis oskab ja vahel lihtsalt jutte vestab. Henri on tagasihoidlik. Kaira on abivalmis. Greteli meil vinge vana. Inkas paneb tarka, kui vaja. Kord tal peas vinged patsid, vahel lihtsalt juuksed sassis. Kikas räägib Kadriga palju. Kui ta selleks ainult tuju. Viskab pulli, viskab nalja. Häid ideid tal kuhjaga. See on meie Greteli tore, armas lõpuni. Emma positiivne sel, huumorisoon on veri veel. Matet jagab nagu tarkur, kõigi lemmik kahjukartul. The seats is leather, it made me sweat up cause I let her. She in his pockets because I let her. Who do it better? Who do it? I don't want to hear you say I will go another way. Should I go or should I stay? Aitäh! Kallid 9A, B, C ja D. Me oleme päris palju ägedat selle 9 aasta jooksul ikka teinud. Kohati pöörast, mõnda asja saame meenutada, kuid osa jätame konteksti mõttes mainimata. Nagu ütleks Ott. Reeglid on rikkumiseks. Sestap räägingi nii-öelda räägitavast, lennuekskursioonid. Õpetajate eesmärk oli meid algusest peale 4 klassina 9 istutada. See neil õnnestus. Eritaimed, samal aasal, sümbioos. Venemaa tripp on rääkimist väärt.
enamus mäletavad seda kui ikka hullult kõva reisi. Juba Venemaa õhkkond on huvitav, seega 98 klassi alfaimastest Eestist, Viljandist, Peterburi tänavatel on üks tõsiselt hirmuäratav vaatepilt. Nagu keegi jutt ei seganud kedagi Vene harppassi kuulamast või hullu panemast. Pärast seda trippi ei taha enam keegi meist vist ühtegi kirikut näha. Teeme järgmine kord minimalistlikumalt ikka. Päev Ämmamoori maja, meie koolimaja, eks olegi mitmeti mõistetav. Vene hümn õpetajate koridoris ning hull kaos igas klassis. Õpetajate töö pole lihtne, eriti kui õpilane selle raskeks muudab. Jõulunäidend, üks tõsiselt suur naervakajakas. Virvele meelsid kõige rohkem meie kvaliteedikontrollid. See trio hoiab meie au ja huumorisoont ikka kõrgel. Enna naljatorud on ka peale seda ilmselgelt umbes. Nagu tõsiselt meil oli nii naljakas. Meie esimesed sammud olid nii pisikesed võrreldes abiturientide vägevate astumistega. Kõik tundus nii suur. Siinsamas sai see teekond alustatud, mida nüüd lõpetama hakkame. Nüüd olema ka ise kõige suuremad. Jube uhke tunne on. Kahju, et osa sellest realiseerimata jäi. Jätkame samas vaimus. Ülikõva 8 sänd. Pole hullu. Teekonda on aga pidevalt saatnud õpetajad. Igast õpetajast ja meile krutskeid. Kõik saite oma osa meie mõtetest ja tegemistest. Õpetaja ja õpilase kooslus on õppeprotsessi tähtsam lüli. Seda olema kindlasti mõistnud distantsõppe jooksul. Räägime nüüd meie teise kohaga emmedest tessidest. Jaga! No, kuule, meie jumalatest filosoofid ja filoloogid. Kahju õpetas meile ennust enesest. Sama palju inimeseõpetuse, ühiskonna ja kodanikuõpetuse õpetaja kui emakeele oma. No kuulge, ei nii. Elab ainult edaspidises elus. Nii hela häälega leets. Tema silmside on tugevam meie eesti keele tasemest ning tass suurem meie sõnavarast. Proosid! Äge ja usin ageusin. Ta on lihtsalt nii nunno. Kuld ja hõbe KG. Ma loodan, et ta valvab keemiaklassi keskmise rea viimast lauda. Tulevikus kokkutulekule tulles võiks see kooli muuseumis juba olla. Nesser õpetas meil ikka nii hästi lasteaia asukoha selgeks. Ausalt. Aga ma kuulge, Kasem on nagu sama hästi kui teine perearst meid ja. Kes siis muu diagnoosib meil siin koolis? Haigusi ja, ma ei tea, nõustab ja. Ja. See Kaja ja tema rahu ainult rahu. No ta võib ju vahest aega võtta, aga samas ta jõuab alati oma kullatükikeste juurde, kui nad abi vajavad. Maila, we love you. 100% õpetaja. Sünonüümi sõnastikus sõna õpetaja kõrval peaks olema just tema nimi. Ja siis on meie juhtkond. Täitsa tore. Mitte liialt karm, kuid õiglane. Ja ikka peaaegu täiega girl power. Sorry, Manak. No, Kasemari utsitab alati loovtöö tegijaid tagant. Krista boostib nii täiega meie motivatsiooni ausalt ka. No ja come on, Keidil saab ju kõik dokumendid, mis vaja ja kohvi! Ja moisukabinet on alati inimesi täis. Jaa. Kirsti on hea, ettevõtlik ja vallatud koordinaator. On. No, kuule, libe meelde jäävad doktoriminutid ning tema eesrindlik ettevõtlikkus. Ja visiili karm, kui õiglane õpetusviis. No okei, Marja ja Maia on suht uued. Ja, palju ma neist ei tea, aga ma tean, et nad ikka täiega üle hindavad meid. Aga nende kasuks tuleb öelda, et neil on hea huumorimeel. No ja tänu Maigale me oleme alati valmis seisma kodumaa kaitse ja au eest. Ning rahvu tõttu tunneme ära Matsi, Natsi, Juudi, Kommu ning väga hea ajalooõpetaja. Just! Raamatukogu on meelispaik tööde järele tegemiseks. Töö tegemisel õpid lisaks erinevate netikaupluste valiku ja hinnaklassi kohta. Ära maga seda maha. Kalli sulle. Ja mummi arg on väga hubane ja soe. Definitely veel visitega on 5 tärni kogemus. Ei, Maili. Anne-Marit ei ole siin. Reaalselt. Meie pisike nunnuke ja nagu kui tema ei suudaks meie kõige lärmakamale või tähendab kõige tugevamale materühmale asju selgeks teha, siis kes veel? Ja come on, tal on kõige südantsoendav naeratus kogu kooli peal üldse. Ausalt. Ja Vilberg suudab ilma karjumata kõik õpilased paika panna ja kes siis ei teaks tema ülilahedat huumorimeelt.
ja nagu looduse päikselised ja soojad kontrolltööd. Need teevad päeva nagu nii heaks lihtsalt. Pilt, tema kullipilk tabab iga jutustaja ilma nende peale karjumata. Maasen teab, et kulbiga tarkust pähe panna ei saa, aga see ei morjendada mitte kuidagi. Mitte kuidagi. Ja ärge ajage Kristit Harry Potteriga segamini. Kuigi tema õpetamismeetodid on lausa maagilised. Noh, täpselt nii vähe me jõudsimegi Terjega õppida. Isegi kui alguses võttis harjumiseks väga kaua aega, siis hea oli ikkagi. No ja automa on ju, ta on range ja lõbus. Ja siis ta on strateegiline, aga spontaanne. Ja etteaimatav, samas ootamatusi täis. Ja üks soovitus, et järgmine kord, kui keegi vannub, siis palun 15 kätekõverdust või kükki, sest et come on, me liigume niigi vähe. Uppan on selline mõnša vend. Pillele ei meeldi tüdrukud, kes suitsetavad ja kellel on põlved ja pahkluud paljad. Aivari ja Antsu spordivaim ei rauge iial ja Taneli kannatlikkusest ei saa võitu. Ma ei saa aru, miks Kadrile meie sallid ei meeldi. Soopa paneb korra paika nii malakaga kui malakata. Piret ütleb alati, et paigal me ei püsi, aga noh, mis teha, kui me ristiga kronomeetri joonestamisest nii elevil olema. Ja no appi, kui soe ja rõõmus meie üts kogu aeg on. Ja tema õpetas meile, et kunstis ei ole õiget ega valet, vaid valet sina. Enno on kõigi poiste suur pae ja parim sööklavalvur. Vello ja sinu Barbi kleepsudega raadio. Malle, me teame, et su nimi pole päriselt Malle, aga no Vello ja Malle sobivad nii hästi kokku. Ma julgen meie kõigi nimel öelda teile aitäh. Aitäh teie järjekindluse eest ikka uuesti ja uuesti üritada meie käitumist parandada. Ning aitäh selle julguse eest käitumise madalast tasemest hoolimata. Sihikindlalt klassi ette sammuda ning uut tundi alustada. Aitäh uskumast meisse ka kõige süngematel trimestri lõppudel. See tänu tuleb meie kõigi südametest, kõigi teie omadesse. Aga kuhu edasi? Olnud aeg on sõna otseses mõttes olnud piinarikas ja keeruline. Kuid nagu näha, oleme vastu pidanud. Need 9 aastat on valmistunud meid ette ikka kõigeks järgnevaks. Mis sest, et me ei ole õppinud pesu pesema või tuludeklaratsiooni esitama. Tänu teadmistele, mis me põhikoolis kaasa võtame, oleme võimelised isegi Venemaal peksa saama. Mida lähemale me oleme jõudnud põhikooli lõpule, seda rohkem on hakanud kõikidel peas mõlkuma mõte, kuhu edasi ning täpselt kuidas edasi. Kes gümnaasiumi, kes kutsekooli ning kes jääb kordama, vahet pole kuhu. Peaasi on see, et viid ellu oma unistused ja eesmärgid vastavalt võimetele ning jääd endaks. Kes koos meiegi lõpeta, tead, sa ei ole mitte kuskile hiljaks jäänud. Isegi kui tundub segane see praegune meie olukord, siis me oleme kõik selles koos. Ja tuleb vastu võtta otsus. Me seisame kogu oma ülejäänud elu lävepakul. Nagu ütleb Maila, ole tubli, mina usun sinusse, sa saad kindlasti hakkama. Aeg on välja helistada kell, mis sai 2011. aasta esimesel koolipäeval sisse helistatud. My whole life.